Liigume edasi. 7. küsimus on peaminister Kristen Michalile. Küsib Riigikogu liige Mart Helme ja teemaks on sisejulgeolek. Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud Kristen Michal! Mu teema on küll natukene moondunud millegipärast. Ma tegelikult tahtsin keskenduda eelkõige elanikkonna kaitsele, aga see on ka sisejulgeolek. Nii et ma ei räägi teemast mööda. Nüüd küsimus on seotud sellega, et me oleme täiesti mõistlikult ja õigustatult asunud rajama kaitseliini Kagu-Eestisse. See hõlmab punkreid, see hõlmab kõiki neid kraave ja draakoni hambaid. Ja mul ei ole selles suhtes valitsusele mingit kriitikat. Küll on aga küsimus ja küsimusega on pöördunud minu poole muide ka kohalikud inimesed. Käisin just nädalavahetusel, olin mitu päeva Lõuna-Eestis ja jutt jõudis minuni kohalike elanike kaudu. Nimelt, need kaitserajatised on meie kahe riigi vahelisest kontrolljoonest kohati tunduvalt, isegi kilomeetrite võrra Eesti poolel. Ja nüüd sellele ei kellegi maale piltlikult öeldes siis kontrolljoone ja kaitserajatiste vahele jääb hulgaliselt inimeste eluasemeid ja ma ei oska täpselt öelda inimeste numbrit, kui palju sinna jääb, neid võib olla ikkagi tuhandeid. Ja inimeste küsimus on, aga mis meist saab, kui tõepoolest tuleb sõjategevus? Me oleme ju siis sisuliselt lahinguväljal. Mida riik kavatseb meie kaitseks teha? Ja ma edastangi praegu nüüd kohalike elanike mureliku küsimuse. Kas te oskate vastata, missugused on riigi plaanid seoses nende kaitserajatiste ehitamisega kohalike elanike suhtes? Mis neist saab? Kas nad jäetaksegi sinna lahingumaale või on evakueerimiskavad? Kas evakueerimiseks on piisavalt aega, vahendeid ja kõike muud seesugust? Nii et see on teema. Aitäh! Aitäh. Ma püüan vastata üldisemalt. Ma ju väga täpselt ei tea, millisest konkreetsest kohast või kellest juttu on, aga hea meelega et annan selle edasi Kaitseväele ja Päästeametile, kes saavad siis kohalike elanike informeerida. Laiemalt ma arvan, hämmastav, aga me tõepoolest oleme ühes asjas üksteisega nõus, et valmis tuleb olla ja need kaitserajatised tuleb rajada ja nende kaitserajatiste rajamise eesmärk ongi ikkagi, et Eesti riiki kaitsta esimesest hetkest peale, kui meie naaber peaks agressiivseks muutuma, astuma samme Eesti iseseisvuse ja julgeoleku vastu. See on selge. Inimeste puhul on kindlasti nii, et kui te küsite, et kas mis siis saab, et inimesi kindlasti teavitatakse, kui oht on reaalne, kui on vaja evakueeruda. Selliseid õppusi meil on ka toimunud erinevates paikkondades, vajadusel toimetatakse neid veel. Evakuatsiooni eest vastutab Eesti riigis Päästeamet, neid korraldab ka neid sündmusi koos Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitseväega. Ja kui on teavitus, et ohutase on selline, et on vaja evakueeruda, olgu see põhjus siis idanaaber, aga võib vahel olla ka looduslikust tingitud või tehnogeensed õnnetused, mis nõuavad evakueerimist, siis selleks samme astutakse. Ja loomulikult, kui peaks olema eelhoiatus või ettehoiatus, informatsioon meil, et on tekkimas reaalne oht, reaalne kriis mingis piirkonnas, siis kindlasti inimestega suheldakse ja inimesed evakueeritakse sealt alast ära. See loomulikult peab olema riigi ja erinevate ametite ülesanne, et inimesed tuua hävingu teelt ära, sest kui läheb tänapäeval, nagu te ise näete, sõjapidamiseks, siis ega ta ei piirdu selle ühe alaga või laiemaks. Aga täna ma siiski tahan rõhutada seda kõike öeldes, et Eesti ohuhinnang ei ole muutunud. Eesti on kaitstud. Me oleme toimivas kaitseühenduses NATO, mis on kõige tugevam kaitseallianss maailmas ja lisaks on meil tugev regionaalne partnerlus. Lisaks investeerime rohkem kui enamik riike NATOs kaitsesse sellel aastal 5,4%. Nii et see tagab ka võime ehitada välja need rajatised ja tagab võime ka olla valmis kaitseks ja on toimivad eelhoiatus ja luurevõimed meil täpselt samamoodi olemas. Nii et selle alusel me tegutseme ja kui on vaja evakuatsiooni, siis Päästeamet seda korraldab ükskõik kus piirkonnas ja ükskõik millisel põhjusel seda vaja on. Aitäh!
Aitäh! Ja Mart Helme, teil on täpsustav küsimus, palun. Jaa, aitäh! No inimestel on muidugi mitte ainult oma elu pärast mure, vaid on mure ka nende varade pärast, sest kui nad evakueeritakse, mis nende varadest saab. Ja küsimus on ka selles, kas varade hävimise või pahatahtliku hävitamise korral on riik valmis maksma kodupaikadesse tagasi pöörduvatele inimestele kompensatsioone. Ja kas neid kompensatsioone on võimalik juba varem eelhinnata, et oleks teada, et inimestel on talud, inimestel on inventarid, inimestel on tehtud investeeringud, missuguses summas võiks riik aidata neid uuesti jalule, et see on ka nüüd üks küsimus. Aga teine küsimus puudutab nüüd meie häiresüsteemi. Teatavasti meil hiljaaegu olid nende droonidega seoses siin häired, mis SMS-idega inimestele jõudsid või ei jõudnud kohale. Aga need häired olid piisavalt ebamäärased. Ebamäärased selles tähenduses, et oli lihtsalt, et drooni oht, varjuge. Inimesed laiutavad käsi ja ütlevad, aga kuhu ma varjun? Ma jooksin tänavale, mõtlesin, et lähen sinna maa-alusesse parklasse, see oli kinni öösel. Et võib-olla peaks võtma nüüd ikkagi käsile ja seda häiresüsteemi täiustama ja seda sõnumit täiustama sellega, et inimestele antakse ka informatsioon selle häirega seoses. Teile lähimad varjumiskohad asuvad siin, seal. Et jällegi ma saan aru, peaminister isiklikult ja otseselt loomulikult üle kogu Eesti neid aadresse jagada ei saa, aga mure on inimestel akuutne ja kuna me elame ikkagi väga ebastabiilses maailmas praegu, siis inimeste palved, ja see on jällegi tulnud inimestega suhtlemisest, ongi see, et see mitte ainult muuta kogu see inimeste hoiatamise süsteem selliseks kiiremaks ja kellaajaliselt mitte tunde venivaks, vaid koheselt kohale jõudvaks, aga ka täpsustavamaks, mida ikkagi konkreetselt teha. Meil tuleb ikkagi inimesed ära tsoneerida. Ühed inimesed on meil Ida-Virumaal, teised inimesed on meil Saaremaal. Nad kõik ei vaja ühesugust, ja vabandust, ma kohe lõpetan, ühesugust hoiatust, aga kõikidel puhkudel peaks olema selle hoiatuse juures ka varjumiskohad. Aitäh! Härra peaminister, palun. Jaa, aitäh! Hea küsimus ja ütleme, et väga ka aktuaalne. Et kõigepealt mitu nüanssi, et jah, evakuatsiooni kohta me juba enne rääkisime, et Päästeamet seda korraldab vastavalt sellele, mis iganes see põhjus ja regioon on, see on nende ülesanne. Kodudesse tagasi pöördumise toetust tunnistan ausalt, mulle ei meenu, et me oleks valitsuses kuidagi arutanud, et pean üle vaatama, kas me oleme arutanud. Ma arvan, et me ei ole seda läbi arutanud, sest loogiline oleks, et kui teine riik peaks teisele kallale tungima, siis ta tegelikult maksab selle kinni. Ja ütleme, Eesti riik kindlasti hoolitseb selle eest, et inimesed saavad oma koju tagasi. Et see on meie ülesanne esimesest meetrist alates. Nüüd, ja selleks me ka valmistume. Nüüd, mis puudutab seda õhuohu ja õhuteavituse sõnumeid, meil oli valitsuses ka eelmisel nädalal sarnane debatt ja minu palve oli täpselt samamoodi, et peab olema selge, kui tuleb mingi teavitus, mida see tähendab ja mida inimene peab tegema. Sest ütleme, me oleme varem Eestis võib-olla opereerinud ka laiemalt julgeolekuväljal ja inimesed on ka harjunud sellega, mida erinevad pädevad asutused, PPA, Päästeamet, Kaitsevägi ütlevad, et on olnud selline rünnakuks valmistumine või vahetu õhuohu tingimus. Aga nüüd on tekkinud juurde võimalik õhuoht, ehk see siis hulkuv droon, sihtmärgita droon. Ja seetõttu tulebki neid kahte eristada. Nüüd selleks, et see oleks hästi eristatav ja arusaadav, palusime juhised määratleda neid ja need on nüüd leheküljel kriis.ee. Nii et kui saate teie edasi anda või keegi infotunni jälgijatest või ajakirjandus kriis.ee sellisele leheküljele minna, seal on ka juhised, kuidas käituda vahetu õhuohu korral ja kuidas käituda võimaliku õhuohu korral. Ja ma ilmselt püüan seda ka valitsuse pressikonverentsidel veel täiendavalt üle korrata. Need on kaks erinevat kategooriat, et kui võib-olla lihtsamalt öeldes, siis kui on võimalik õhuoht ehk sihtmärgita droon, siis üldiselt oma elutegevust võib jätkata, lihtsalt tuleb olla valvas.
Ja kui on vaja varjuda, siis kõige parem ja lihtsam viis on leida ruum, millel aknaid ei ole. Aga kõik täpsemalt, mida täpselt millises järjekorras teha ja kuidas teha, on kriis.ee leheküljel. Ja ohuteavitussüsteem meil on nüüd muutmisel, tuleb uus kaasaegsem. Sellega Siseministeerium tegeleb. Igor Taro ütles, et loodetavasti ehk selle aasta lõpus, järgmise aasta alguses on meil siis uus see võrgu kärjepõhine või selline süsteem, kui ma seda õigesti nimetan, süsteem, mis siis, nagu me oleme mujal maailmas näinud erinevate katastroofide puhul, paneb telefoni undama, kes iganes, kus iganes sa oled ja jagab sulle vastavat informatsiooni. Aitäh! Suur tänu ja lisaküsimus esitab Arvo Aller, palun. Aitäh, hea istungi juhataja, lugupeetud peaminister. Selle sama ohuteavitusega, et ma läheksin edasi, et nüüd me oleme saanud 2 reaalset õppetundi selles, kus esimene oli see Auvere droon, lendas üle ja siis läks ohuteavitus, läks ainult Ida- ja Lääne-Virumaa nende mastide piirkonnas olevatele inimestele ja telefoni kasutajatele pluss äppi omanikele, oli ta siis Austraalias, Inglismaal, kus iganes. Nüüd teise korraga oli ta juba natuke suurem ja üle-eestiline, välja jäid vist ainult Saaremaa, tähendab saared jäid välja, aga nüüd kui hakata selle sõnumi sisusse vaatama, siis mind nagu esimese hooga kummastas see, et täpitähed olid kuidagi segamini läinud, et õ asemel olid ööd, et kas see nüüd on ka valitsus ette võtnud, et tähendab, ma saan aru, et see võib-olla ei mingist eelnevast ajast, aga te võite oma SMS-i kontrollida, et see on niiviisi, et kas selle ei ole tähelepanu pööratud, kas sellega planeeritakse sõnastikku muuta või klaviatuuridel lisada õ-täht sinna, et Kaitsevägi või Päästeamet saaksid õigekeelselt neid kirjutada ning see varjumise juhis, et kas see oleks mõistlik sinna juurde kas või lingina, et kus asub sinu lähim varjumiskoht, et see võiks sinna sisse rakendada. Aitäh! Aitäh, hea küsija. Tõepoolest vaatan minagi, et mulle tuli ka neid teavitusi, et mulle tuli ka selle e-alarm äpi kaudu ja siis Ole valmis äpi kaudu ja tuli ka sõnumina. Need ongi erinevad mehhanismid, et äppides tavaliselt sa saad määrata selle piirkonna ja sinna piirkonda see teavitus peaks ka minema, mis see huvi pakub. Sest ma mäletan näiteks Ukrainast tagasi tulles, mul oli nende õhutõrje äpp endiselt peal ja siis telefon hakkas koledasti undama, endis teada, et õhuhäire on, eks ju, ja siis oli see siiski Ukrainas, mitte Tallinnas, eks ju, et kuna ma olin huvipiirkonnale määratlenud selle, kus ma olin ja see teavitus mulle tuli, siis ta hakkas undama. Aga tõepoolest, ma vaatan 24. aastal on veel õ-tähed olemas ja juba 24. aasta maist on läinud need üle ö-täheks, nii et nüüd naljaga pooleks ja loodame, et minu sõbrad Saaremaalt ei pahanda, aga see paistab mingi saarlaste vandenõu olevat, et püüame siis sellega kuidagi eraldi tegeleda, et küsime üle, et mis seal ööde või õõdega on, aga selle taha ei pea see süsteem jääma. See süsteem peaks olema selline, et ta ikkagi valib, ütleme ideaalis, ja ma saan aru, et selle poole püritakse, aga las siis Siseministeerium ja Politsei- ja Piirivalveamet ja Päästeamet, kes sellega tegelevad, seletavad, peaks olema ikkagi nii, et annab sulle selle kärje põhjal, kus sa asud, teavituse, siis sa saab ka määratleda, kus siis võiks olla varjumiskohad või mida teha. Sest kui tegemist on võimaliku õhuohuga, ehk selle hulkuva drooniga, siis tegelikult ei olegi midagi muud vaja, et sa lihtsalt oled valvas, jälgid olukorda ja kui on vaja varjuda, siis sa lihtsalt leiad näiteks akendeta ruumi, vannitoa, mida iganes selle jaoks sobib. Et kui on vahetu õhuoht, siis tuleb varjuda ja siis tuleb leida see varjumiskoht ka. Et kas see on avalik varjumiskoht, kas see on selleks kohandatud kelder, garaaž, mis iganes selleks siis sobib. Nii et sellega toimetamine käib ka ja kui meil valitsuses oli arutelu, Päästeameti juht Margo Klaus oli seal samamoodi, et neil on ka eraldi kalenderplaan nendeks tegevusteks. Ka sellel aastal tulevad talgud, mis on siis talgu formaadis, et inimesed tegelikult vaatavadki üle oma potentsiaalsed varjumiskohad ja sellega hakatakse ka täiendavalt toimetama, sest paljud on sellega juba vaeva näinud, kõik kindlasti mitte, aga need hulkuvad droonid või sihtmärgita droonid kindlasti meenutavad, et selleks tuleb vaeva näha. Nii et ma kasutan võimalust reklaami teha, et kriis.ee, kallid inimesed, minge kõik vaatama selle debati tulemusena, kuidas miski toimub ja Päästeamet kindlasti korraldab erinevaid sündmusi, õppusi ka ja selle õ- ja öötähega tegeleme eraldi. Suur tänu. Sellega lõpetame 7. küsimuse käsitlemise.